Tere, head uut aastat. Asi nüüd ei ole üldse nii hull, nagu ta tundus. Nii hull ta tunduks ainult siis, kui ma oleksin nüüd otse vana-aasta õhtu lauast siia tulnud ja niimoodi ei ole üldse hullu. Läksin täna poodi, täna on 2. jaanuar, ostsin endale kelgu ja kuidas ikka seda vana-aasta õhtu kalorsust endast vähemaks saada, kui kelgutad mööda metsa. Mitte allamäge, vaid ikka niimoodi, et üles-alla. Ja ikka, et kelk ikka natukene raskem oleks, siis ta tuleks ikka täis ka pista asju. Nagu te näete, iga on üks jagu. Teine tegelane mul seljas muidugi. Ja olengi mobiilne. Täna olen siis oma väiksema tipitelgiga ja kõik põhiline nodi on kaasas, kuigi ma olen nüüd seekord üksjagu asju ära jätnud või võtnud väiksemad formaadid või säästlikumad variandid. Et muidu ei mahukski kõik siia kelgu peale mul ära. Selle kelgul on nüüd see pikkus umbes meeter, laius on 0,5 meetrit ja sügavust oli vist 26 sentimeetrit. Selline. Ja teine asi muidugi, mida peab siin metsas jälgima, on tasane koht. Mul vist praegu on selline tunne, et ma rohkem ei lähegi edasi, ma jätan siia. Tundub selline tasasem, et saan oma tipi siia külesse. Muidu tead, ei pruugigi leida järgmist kohta. Kes metsalune on ikka selline, nagu ta on. Lumelabidat ma nüüd kaasa ei võtnud. Pole vast vaja. Natukene saab siin niisama ka seda lumekest kinni tatsata. Siis mõnusas rahvatantsurütmis siis ei pane tähelegi, et plats on korras. Ja ongi tehtud. Eks alati peab taevasse ka vaatama, mis need võrad teevad. Siin mul õnneks praegu kuivanud puid ei ole. Ma ei tea, mis see ilm teeb. Ilm läheb natukene soojemaks, mingi -2-1 pidi see kõhtu olema. Aga õnneks pole väga palju lund sadanud, nii et ei ole seda kuuse ja männi oksad ei ole lund täis. Muidu kui nüüd oleks lund täis sadanud ja läheb soojaks näiteks, siis võib juhtuda selline asi, nagu aasta aega tagasi olime seal Palujärve lõkkeplatsil jaanuarikuus. Et siis tuli selline meeletu lumi maha ja siis tuli plusskraadid ja siis see kõik kukkus öösiti. Et meil oli õnneks selline paremas kohas see telk, aga naabrimehel see ka telkis. Talle pani ikka korralikud latakad pähe telgi katusele. Mis mul siis siin kaasas on? No seekord on ahi ja korstnad sellise spordikotiga. Selliseid spordikotti leiab hästi varustatud Uusringi poodidest. No voodi tuli ka ikka kaasa võtta. Ega siin ongi, siin on tegelikult mul siin küttepuud kaasas, kuivad ja tipitelk ja paksem magamiskott ja niimoodi ta nüüd sai. Eks olete seda telki üksjagu näinud ja uued vaatajad siis vaatavad uue pilguga, et vau on ju. See telk on juba 3. hooaeg meil aasta ringi. Väga hea, vastupidav ja hea mõnus suurus, et minusugusele siin üksi olemiseks üksjagu ruumi. Siia läheb siis ahi ja ongi asi korras. Väga isoleerima ei hakka siin praegu mütsikest, et paar külmakraadi tuleb siin öösel, sellest ei ole midagi. Ei hakka ääri ka isoleerima, ei ole mõtet, ei ole nii külm.
täna on siis selline kõrgus, natukene üle tippu ikka, et käib küll. Eks ma panen tõenäoliselt ju metsa mändi kuuska ka natukene vahele aga ma usun, et toimib. Ei tule nii palju sädemeid. Ja, eks siis näeme. Kui väga vaja, siis paneme jälle juurde neid teibitükikesi. Muidugi need kõik teibitükikesed on siin mitu aastat tagasi pandud, kõik on endiselt oma koha peal, need gorilla teibitükid ja eks ju esimeste kordade kogemused. Õnneks ei ole neid juurde tulnud, kuna alati on korsten päris hea pikk olnud. Seekord siis suurt tooli ei hakanud ka kaasa võtma. Võtsin hea mõnusa väikse matkatooli. Võt nii, see on natuke selle suurema, kõrgema seljatoega versioon, kui viimases videos siin kasutasime preiliga. Ja kui mõni kahtlane droon mulle siin metsas silma jääb, siis on mul tõrjevahend kaasas. Ooti, lihtsalt taevasse ja tegelikult on see selline kihvt asi, et suur kruus. Siin on isegi tila ja ei tule siit süterohtu. Siin on lihtsalt vesi. Tegu on siis 5-liitrise ballooniga. Seest on roostevaba teras. Ta on termospudel. Aga ma arvan, et sellega on eelkõige hea suviti meil loodusesse vett kaasa võtta, kui autoga välja sõidame, et saada vabaks neist 5-liitristest plastikpudelitest, mis seal autos võivad päris kuumaks minna, temperatuur on seal ju päris kõrge ja siis me ei taha ju seda mikroplasti endale sisse juua kogu aeg, mis sealt plastseintest siis vett hakkab eralduma. Hiinast tellisime, maksis üle 30 € tükke, ehk siis katsetab. Kell on nüüd 3 juba, ega tunni aja pärast on juba suht pime. Praegu ongi siis seis selline, et alati on hea sellist lihtsalt vakstut ka kaasas kanda. Saab asjadele alla panna. Praegu said kõik magamiskott, voodi, seljakott ja ahjukott siia peale. Ja ega nüüd mul midagi. Täna mul peentsaagi või mootorsaagi kaasas ei ole. Täna on suht lihtne saag, selline pikema lehega oksasaag. Et eks ma siis, mul õnneks fällniiveni luga ka kaasas saab poolitada. Mis on hästi olulised asjad alati kaasa, kalossid, siis kogu aeg ei viitsi telgis olla matkasaabastega. Ja puud ongi mul erineva pikkusega, eks ma pean neid võib-olla siin lühemaks saagima ja saab ära kasutada. Aitäh, Keir! Keir kunagi mul sünnipäevaks kinkis. Näiteks siit kohe, võtan sellise tüki ära, kuivalt tüügas siin. Sellistega ongi hea vahele pista. Ja mul on siin tegelikult vahet ei ole. Mul on siin, näed, mahagi murdunud üks kuusk. Et sedagi saab, kui jaks on, siis saab saagida. Palju korraga ei viitsi, palavaks läheb ka. Kuivad puud on siis sellised, lepad ja haavad ja kõik, mis mul siin on. Et ega kasutangi praegu seda 2 märga alla. Tuleb pooleks saagida, muidu ei mahu ahju. Fällniiven A1 on siis mul abiks. Sellel on korralikult massi, saab pooleks. Nii, egas midagi, paneme kütte.
täna peaks siis nagu kergem olema see koorem, siis võtsingi kaasa oma titaanpoti. Vot, see nüüd siit selline sangaga ja riputada saab ja siis sees on veel väiksem ka, see on siis nagu tee tegemiseks. Aga sellega on siis hea sooja vett teha toidu jaoks. Adventure Food pasta bolognese ja best before on sellel olnud aastal 2022 1. november. Aga noh, ma olen siin mõnda varem ka söönud nii auväärse tähtaega, siis kuivtoidu osast ta ei ole maitset mõjutanud. Alati tuleb võtta välja see silikon ja eks midagi, vesi läheb mul kohe keema. Vesi läks nüüd keema, tuli nõuega, et natukene veel seda heledamat aega ära kasutada. Muidu läheb nii pimedaks, et ei saagi aru. No näed, siin Adventuresitel on need skaalad siin paremal. Mina pean valama siis 10-ni. Ja nüüd siis 8 minutit seisab. Vahepeal segan ka. Praegu siis on kell juba 4:05. Ekraani peal on mind heledamalt näha, kui mina näen teid ja kaamerat. Aga proovime ilma valguseta, ilma tehisvalguseta ka. Et naudin selle oma Adventure Foodi siin õues ära. Pasta veiselihaga ja tomatikastmega. Võt selline. Ja selline ta on siis. Ma olen isegi vist söönud seda, mul tuleb meelde. Pasta bolognese Adventure Foodi. Täitsa tipp-topp, ütleme, et see tähtaeg ei näita mitte midagi, see on kuiv toit. Tomatine pasta, tomatipasta maitse on hästi mahe mõnus. Üks MRE siin, kui kevadine video oli seal jõe äärest tegime, siis oli see sealne tomatipasta oli nagu vängem. Aga see on hea. Täitsa mõnus. Toit on mul siis tegelikult sellise kotiga kaasas. Niiskuskindel kott. Pealt saab siis krõpsudega kinni. Panna niimoodi kokku voldid. Ups-ups. Ja siis läheb kinni. Ja niimoodi seljakotti panna. Siin on piparkooki. Ja otsingi teekese ülesse. Teen väikse teega. Ja mis siis siin telgis siis see meelelahutus on? Raamatute lugemine. Ja on ka sellist kripplukuga kotikestega raamatut kaasa võtta. Ei saa nad niiskeks. Ja hakkan alles lugema nüüd uut raamatut. Metsavenna eri, puhake, paremad pojad, esimene osa. Vot mõtlesin, et sobib siia telgi juurde. Ja siis võtad seda sooja teed. See on selline tee, mis kunagi ära jahtus, selle pealt kogu aeg siia ahju peale tagasi. Kõrvale siis natukene jälle krippkotikesega piparkoogikest. Ja hakkad lugema. Mõt. Temperatuuriga on siis nagu on, et oleneb, kuidas mul seal tuli all on, et praegu näed siin näitab nagu 20 kraadi. Noh, ma arvan ise mingi 15 kraadi on mul siin istekoha juures, kus ma istun siin kõrval. Aga eks moien niimoodi 10-20 sees keskmiselt. Ja nüüd, kui raamat on loetud ning lähivalgust pole vaja, siis selle nagiga on hea apsti see valgus viia jälle kõrgemale ja siis panna laevalgusti põlema. Nii, ega siis midagi siin metsas läheb kõht ju tühjaks ja see 600 kalorit Adventure Food on juba kadumas, kell saab 8 ja õhtusöögiks on veel siis mul kartulipudru, kiirpudru, panen siit pool ära
siis on mul väike pannikene. Pannikesed ma olen sanga ära võtnud just sellepärast, et ruumi kokku hoida ja mul on sellised näpitsad alati kaasas, et nende näpitsadega saab efektiivsemalt. Siis pudru sisse läheb võid ja panni peale armas Preili eile väntas läbi vana hakklihamasina siis oma tehtud hakkliha tegi ja lasi sealt sealihatükid läbi. Et selle ma praen siis pannile ära ja ma arvan, et ma soojendan veel kõrvale uba. Hakkliha panin jah kõik ära, mis mul kotis oli ja täpselt panni mõõtu. Ega siin ei olegi midagi muud. Las ta natuke küpseb ja pärast segab segi. Kallame siis pool pakki kartuliputru ka ära. Natuke segama. Laskma ta siin veel toimetada. Ma arvan, pärast segan siia samma pudru sisse ka oad. Siis läheb siia pudru sisse, läheb hakkliha. Ega ongi. Mis sa siis veel tahad? Tuleb selline korralik kamps. Ega jah, ma pean neid asju ära tegema. Mul on juba selle tähtaeg oli suvel. Eks ma ostan neid vahest varuks ja no lihtsalt ei tee ära. Vahest tihti teeme ehedamalt seda toitu looduses ja no siis jäävadki seisma. Tuleb ära teha. Pudru sisse siis võid ka. Või on korralikult tahke. Annab maitset. Ma arvan, et ma panen hakkliha ka ära. Korralik kogus muidugi. Ja noh, eks midagi, natuke seda Lidli uba ka, mulle see maitseb. See on hea soolatud. Niimoodi siia sisse. Suurema vee siit välja veel arutama. Seniks, kuni veel toit küpseb, vaatame korra õue ka. Õues on hakanud lund sadama. Lubas, mõnes kohas Eestis on seda väga palju tund. Siin Tartumaal pidi ka hakkama lumisemaks minema. Ju ta siis läheb, eks hommikul näha ole. Palju ööga tuleb. Aga muidu jah, ilus, kena. Et jah, üle pika aja nüüd esimene talvine lumine telkimine. Ei ole ju seda kaua. Viimati oli selline lumine talvine telkimine meile mäletagi kuskil märtsis või veebruaris või kuskil seal. Vot nii, selline mõnus tummine kreemias tulemus hakklihaga ja see või maitse on hästi tunda ja juba maitsesin väga hea oli. Ja oad annavad erilist mekki. Korralik looduse pläuste. Mõtleme, et siin tipitelgis super hästi maitseb. Ilupunkte ei ole vaja. See on jällegi selline toit, mida kodus ei söö sellisel kujul. Aga siin suurepärane. Kui selle nüüd kõik ära söön, siis nurrun nagu kass. Nojah, varst ongi hea ju voodi üles seada ja põhku pugeda ja veel raamatut lugeda ja nautida. Öösel ma uni ei küta. Eks hommikul siis jälle ja homme lähen siis jälle siit edasi. Näed, peale sööki on jälle rammu. Saab saagida neid pikemaid lühemaks. Ööseks on hea panna sellised mütsikesed toidule peale. Kummiga. Otsi. Eriti soojal ajal. Igasugu putukad liiguvad. Nii, aga jah, nüüd voodi kokku ja unerežiimiks valmistumine. Eks seda voodit olete juba näinud ja varasematest videodest olen põhjalikumalt tutvustanud. Praegu siis lihtsalt panen kokku ära. Voodi on nüüd paigas ja mõnus selline. See on nüüd selline, kuni 10 cm paks madrats. Hea suur L-suuruses padi, Thermaresti padi. Täna ma magan küll hästi, sest mul on kaasas nüüd Snookbagi magamiskott, mis on -12 komfort. Ma ise ütlen, et päris üks ühele numbri vasta, aga täna on mul sellega küll päris hea.
nii, ega siis siin midagi, kell saab 12 juba ja väljas sajab kõvasti lund, eks siis valges ole näha, mis seal on ja lähen siis ka ära tudule ja eks siis hommikul näeme. Tšau-tšau! Tere hommikust! Kell sai 8. Väljas on veel hämar. Üpriski hämar, jah. Eks ta valgeks läheb kiiresti. Aga noh, kell 12 läksin põhku ja 8 tundi sai täis. Mul isegi äratuskell tilises, et pean seda rütmi hoidma ka. Ei saa hiljem enam tõusta. Vasti on vaja ikkagi töörütmi tagasi minna ja varem üles saada. Aga mis siis öö kokkuvõtted on? Noh, öösel oli siin -5 kraadi, nii. Ega selline suur kohev snuppbag, mille sees ma olen, ongi hea minusugusele, kui mul on ikka sviiter seljas ka. Sest mina ennast täitsa kookonisse ei taha tõmmata, mulle meeldib, kui mul ikka ruumi on natukene kätel ja niimoodi saaks külili magajana ka ruumi sees, magamiskoti sees, siis mul on ikka vahest natuke pealmised lukud lahti ja siis mul ongi ülevalt poolt natuke hea soe. Müts on peas ja sviiter seljas. No, eks ma ükskord räägin magamiskottidest ka pikemalt ja noh, siia videosse võib-olla ei mahu. Aga nii tore on DJI-ga filmida. DJI akud on jumala vastupidavad nüüd sellele külmale, et mul on siis DJI Osmo Action 6 kaamera, kes veel ei tea, selle ma alles siin novembris ostsin. Ja see on nüüd 5. video järjest ja nüüd ma panin 3. aku sisse. Et mul on ju selline akude karp, kus on 3 akut sees. Näed, täna panin just praegu ühe aku sisse, mis on punane, see on suht tühi. Siis on mul siin veel üks kollane, milles on mingil määral vurtsu sees ja siis ma võtsin ühe rohelise. Ma tõesti olen juba praegu 5. videoga lõpufaasis on ju. Et päris hästi peavad akud vastu ja külmakindel on see kaamera võrreldes GoPro 10-ga ka. Aga mis siin ikka, panen nüüd ahju tule ja hakkan vaikselt virguma. Mulle meeldib alati ahjule lähedal magada. Siis on hea siit voodi ääre pealt niimoodi kõik mõnusasti valmis panna ja süüdata ja siis kui läheb soojemaks siin, siis on hea siit täielikult välja ronida ja virguda. Nii, ega siis midagi, praegu ma muidugi filmin ilma mikrofonita, mikrofoni ka välja otsima. Aga paneme siis eilse toiduga sooja ja sooja teevee siia korsta poole, siin on, läheb kiiremini ja saab selle hommikuse sooja sisse. Siis on energiat toimetada ka. Mikrofon ka kasutusse. Sellise väikse krippkotiga on siis hea teed kaasa võtta. Nüüd, kui kellelgi tekib muidugi küsimusi kõik selle tipitelgi varustuse osas, kõige millega ma siin toimetan või mis täpsemalt kogemus ühe või teise asja osas on, siis hanke lihtsalt kommentaari. Muidu ma teeksin siin seda videot väga pikalt ja lihtsam on küsida konkreetselt. Siis ma kirjutan konkreetselt vastuse ja siis kui midagi on nüüd nagu täpselt soov edaspidi videodes näha, siis jälle pange kommentaari, siis ma võtan arvesse. Nüüd on lõpuks see hetk käes, kus kõik aurab ja kuum soe. Keresse tuleb ka soe sisse. Tegin musta teed. Ja nagu siin juba olete märganud, siis mul tõesti seekord lauda ei ole kaasas. Ainuke lauakene on see väike saetud pakukene. Saab hakkama. Jälle üks asi vähem. Eriti kui autost kaugemale lähed. Ja väljas on siis selline. Sadas küll nagu terve öö seda lund, aga väga palju teda pole ka tunta. Et ahi on mul juba telgi ära sulatanud ülemise osa, eks see telk läheb mul täna jälle malmvanni. Seal ta siis natukene liguneb ja kuivab ja siis läheb veel pesukuivatus resti peale. Nagu ikka, õnneks selle telgiga on lihtsam kui selle suure Helspordiga. Aga no mis sa tahad, ilm on ikka suurepärane.
miinuseid on ka mõõdukalt, paar miinuskraadi praegu. Ja ega siin ei olegi midagi, siin ma pakingi tõenäoliselt varsti ennast kokku ära ja naudin ka veel seda valget aega looduses, sest eks ma ju siin eile kella põhimõtteliselt 16, kella 4 alates kella söödaööni ju tiksusin telgis, kuna oli nagu suht pime juba, siis seal väljas nagunii ei ole midagi teha, siis loed ja teed süüa ja vaatad videosid ja oled niisama. Aga kui ikka valgeks läheb juba, siis tasuks ikka välja ronida. Et kelgu pealt on aru saada, kuidas siin on. Ega väga palju pole saanud. Sest kergelt lund tuli. Ega pakingi siin nüüd ära kõik niimoodi. Suur osa on juba koos. Kõik, mis seljakotti läks, on seljakotis. Seal on natuke tuld all. Ega ongi, kell saab 10, 5 minuti juures. Et ongi hea. Siit umbes 10:30 või niimoodi. Sest varem ei jõua stardi valmis saada ja siis saab seiklus jätkuda. Et siis on hea mütata siin mööda metsa ja nautida. No näed, teine peab oluliselt lühemat aega vastu, aga õnneks on mul veel tagavara. Originaal oli paksem. Siis kui ma varu tellisin, siis õhema seinaga. Polegi telk püsima jäänud niimoodi, et kõik aiad on välja võetud. Võt nii. Kell on nüüd 10:20. Olen stardi valmis, seljakott seljas. Ja pidulikult on nüüd 5. aasta meie kanalil avatud. Suured tänud veel kord. Kes nüüd on meie kõik videod, mis on avalikud ära vaadanud, võid kommentaari kirjutada, et nii vahva on teada. Või peaaegu kõik ära vaadanud, võid ka kirjutada, et eks seda materjali oli üksjagu. See on nüüd ju 3. aasta siis ka talviste ahjuga telkimistega ja no vot, et võite kirjutada kommentaari, mis teid veel huvitab selliste videode juures, mida näidata rohkem, millest rohkem rääkida ja nii edasi. Ega mina siin nüüd lähengi siis ringile ja naudin seda ilusat ilma. Vast teie ka naudite. Aga ega siin midagi. Mina hakkan nüüd tagasi kõndima ja oli tore, et ikka jälle vaatasid. Kui oled uus, siis oled alati oodatud kanalit jälgima. Selle üle anti hea meel, kui meie vaatajaskond suureneb, inspiratsiooniks on. Ja kõige parem meel on ikka siis, kui ise ka jõuate loodusesse ja kui on küsimusi ikka nüüd varustuse kohta või millegi kohta, siis saatke teada. Aitan, juhendan, olen alati abiks. Aga mis siin ikka? Haaran oma kelgu ja lähen.